Maailm peab varsti toitma üle 10 miljardi inimese, kuid see viis, kuidas me täna toitu toodame, ei ole jätkusuutlik. Samaaegselt läheb umbes 1/3 maailmas toodetud toidust prügikasti. Toidujäätmed on alati olnud osa looduse ringlusest. Kuid nüüd, kui enamus maailma populatsioonist on kogunenud linnadesse, on see loomulik ringlus katkenud. Globaalselt jõuab vaid 2% maailmas tekkinud biojäätmetest tagasi ringlusesse. See on hiiglaslik raisku läinud ressurss. Põllumajanduses kasutatakse seevastu taastumatutest ressurssidest toodetud sünteetilisi väetisi. Koos intensiivsete maaharimisvõtetega kaovad mulla süsinikuvarud, mis toovad omakorda kaasa muldade seisundi halvenemise ja loodusliku mitmekesisuse kao. Niimoodi loomulik toitaineringlus ei toimi. Kui aga asendame sünteetilised mineraalväetised biojäätmetest tehtud väetistega, suurendame toidu suveräänsust ning liigume taastava põllumajanduse suunas. Selleks kasutame Nutrilupis mudelit, mis koosneb erinevatest etappidest. Esmalt kogume kogukonnapõhiselt konteineritesse biojäätmed, kuhu lisame juba kogumise faasis bakterit. See muudab biojäätmed juba koha peal bakterväetiseks. Seejärel purustame tehases biojäätmed ära ning fermenteerime seda bakteritega edasi ning samuti kasutame ka vihmausside abi. Viimaks liigub bioväetis köögiviljakasvatajate juurde, kes saavad seda kasutada alternatiivina mineraalsetele väetistele. See aitab viia mulda süsinikku ja toitaineid ning aktiveerida mulla bioloogiat. Nii liigume kestlikuma toidutootmise poole. Meie loodud mudel on skaleeritav ning sobib erinevatesse kogukondadesse. Eestis pole veel biojäätmete põhine turg toimiv, kuid koos erasektori ja avaliku sektoriga saame luua bioväetistele turu, et liikuda kogukondliku toitaineringluse mudeli poole. Nii saame liikuda kestlikuma ja puhtama toidutootmise poole.